Ja järgnevalt paluksin siia Eliise Jartsevi, kes kirjutas sellele samale uurimistööde konkursile oma töö. Ja tema uuris siis Tartu lennujaamast tuleneva müra mõju lähiümbruse elanikele. Nii. Vabandan, et mina ei ole Eliise Jartsev, mina olen Eliise Jartsevi juhendaja Signe Vanker. Et Eliise Jartsev lõpetas Eesti Lennuakadeemia ja läks edasi õppima Belgiasse ja selle tõttu ta ei saanud siin konverentsil esineda ja ta palus mind teha väikene lühitutvustus tema uurimistööst. Nii. Kõigepealt, et miks Eliise uuris sellist teemat? Põhjuseks oli see, et eelmisel aastal käivitus siis Tartu lennujaamas regulaarlennuliinid. Air Baltic asus lendama Tartu Riia liini ja Estonian Air Tartu-Stockholm liini. See siis tähendas, et tekkis ka rohkem müra. Et seni oli Tartu lennujaamas olnud ainult Lennuakadeemia õppelennud. Töö eesmärgiks oli siis analüüsida Tartu lennujaama lähikeskkonna hetkeolukorda. Ja seda tehti siis sel viisil, et viidi läbi müra mõõtmised ja elanikkonna ankeetküsitlus. Müra mõõtmised viidi läbi siis portatiivse müramõõturiga ja valiti mõõtmiskohad, kuna Tartu lennujaama raja kõrval on siis see nagu punkt Aasa ja siis lennutrajektoori ühes otsas jäävad siis need ülejäänud mõõtepunktid. Eristatud on ka siis, kas lennuk tulis maanduma või tõusis ja ka rajad. Tartus on rohkem kasutusele et raja otsad on siis erineva, et on maandumine 08 on üks raja ots ja maandumine 26 on teine raja ots, et oleneb kummalt poolt lennuk siis läheneb. Ja sõltuvalt siis tuule suunast, valitsevatest tuultest on siis Tartus enam kasutatav rada 26. Ja mõõdetud on siis välja toodud maksimumtasemed ja keskmised. Et nagu näha, siis on mõnes elamurajoonis on need maksimumtasemed olnud suhteliselt kõrged. Männi käbis 93 detsibelli ja Poldri mõõtmiskohas 89 detsibelli. Nii, ja kui olid need mõõtmised tehtud, viidi ka läbi elanikkonna ankeetküsitlus. Interneti vahendusel saadeti laiali 700 ankeeti. Ankeedis oli 16 küsimust, kus olid siis üldandmed vastaja kohta ja müra tekitaja häirivuse hindamine. Tagasi saadi vaid 67 vastust. Ehk siis ainult 10% valimist leidis siis mahti vastata küsimustikule. Siin on nüüd näidatud need elamurajoonid. Aasa rajoon asub siis raja kõrval ja Ülenurme ja Männi on siis kui lennuk maanduma tuleb, siis ütleme selle ühe nagu otsa peal. Ja vastanuid oli just nimelt rohkem sellest Ülenurme elamurajoonist ja põhjus ka tegelikult lihtne. Ülenurme elamurajoonis on suured majad ja seal, kui ütleme ühe suure 5-kordse maja elanikkond vastab, siis on ka vastuseid tõepoolest rohkem, et Aasa ja Männi on individuaalelamud. Nii, ja mis siis vastused tulid? Et tegelikult vastused olid väga positiivsed. Ütleme, et kui nii kokkuvõtlikult öelda, siis enamasti leiti, et nende elupaik on üsna vaikne. Et see on ikka valdavas enamuses ja kõigis elamurajoonides. Nii, nüüd on ka toodud, et millised, et kas nüüd võrreldud õppelende ja regulaarlende ja siis ka välja tuli, et näiteks Männi elamurajoonis häirivad õppelennud tunduvalt rohkem kui regulaarlennud. Et mõneti on see ka mõistetav, sest õppelennud on, et väike lennuk tiirutab mitu tiiru selle sama elamurajooni kohal, aga regulaarlend korra ainult tuleb ja seda elanikkond
ei loe nii häirivaks kui seal ühekordset ülelendu maandumist tõusu. Ja siis, kui Eliise tegi selle järjestuse, et mida siis loeti kõige häirivamaks, siis selgus, et naljakas tõsiasi, et kõige häirivamad olid naabrid. Ja sellele järgnesid siis rongid, et kuna Ülenurme elamurajoonis jookseb läbi raudtee, et tegelikult tundus, et see rongiliiklus on hoopis häirivam nendele. Siis autod ja lennukid ei olnudki nende jaoks tõepoolest eriti häirivad, kuna see regulaarliiklus tegelikult siiski on niiviisi, et iga päev küll toimub see, aga see on siis paar korda päevas ainult on see regulaarliin. Ja müra siis häirib pigem päeval, öösel lennuliiklust üldiselt ei ole, regulaarliinid öösel ei lenda ja on vahel harva ainult need õppelennud. Ja häirib loomulikult rohkem kui akende lahti hoidmisel. Ja kokkuvõtteks siis võib öelda, et üldiselt jääb lennumüra lubatud piiridesse. Maandumisel üle Männi elamurajooni ületas siis helirahu maksimaalse kriitilise taseme, aga see oli tõesti nagu ühekordne. Ja küsitlusele vastas küll 10%, väljasaadetud ankeetidest 10% inimesi vastas ja need ei kurda liigse müra üle. Ma tänan tähelepanu eest.